on hingede päev, juba mitu päeva elame hingede ajas ja terve see kuu on ju hingede kuu, mil me mõtleme enamasti neile, kes on olnud enne meid ja kes on lahkunud ajast igavikku. Aga keda meie oleme armastanud ning armastame ikka veel, kes on olnud meie eelkäijateks, toetajateks, piltlikult, kelle õlgadel me oleme seisnud ja tiibu sirutanud, et maailma minna. Tänane kirjakoht aga räägib laiemalt. Räägib meile meie enese hingest, igast hingest, kes on tulnud siia maailma ja kelle olemine ei lõpe siin, vaid kestab igavesti. Piiblis kohtab juttu selle kohta päris palju. Neid on väga erinevaid, kus räägitakse igavesest elust. See tänane tundub kuidagi selge ja konkreetne. Otse kui annaks juhiseid igapäevaseks eluks, aga nagu piibli puhul ikka tuleks küsida, et kellele ja miks? Kellele Jeesus seda rääkis, miks ta seda rääkis? Kuidas me täna seda mõistma peame? Ja see ei ole lihtne küsimus. See tänane lugu paigutub Johannese evangeeliumi 5. peatükki ja sellele eelneb olukord, kus Jeesus tervendab halvatu hingamispäeval. Miski, mis juutide jaoks on enneolematu pühaduse kuritarvitamine. Aga mitte ainult see. Lisaks teeb ta nii selle teoga, ehk siis kuritarvitamine on selle tegemine nimelt hingamispäeval, kui juudid ei tohi ju midagi teha. Aga sellele lisaks, sellele teole järgneb see jutt. Ja nii mõlemad on kuidagi nagu ütluseks või selgeks märgiks inimestele, et Jeesus ongi päriselt Jumal. Ja see on juutide ja nende kuulajate jaoks topelt pühaduse teotus. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes kuuleb minu sõna ja usub teda, kes minu on saatnud, sellel on igavene elu ning ta ei lähe kohtu alla, vaid on läinud surmast ellu. Jeesus toob siin välja selle sama mõtte, millest kõnelesime ka viimases leeritunnis, et Kristus on oma ristisurmaga viimase ohvri ära andnud. Enam ei ole vaja mingeid sulle-mulle kauplemisi, piisab ainult usust. Ei ole vaja ohvreid, ei ole vaja veristamist, see kõik peaks jääma minevikku. Aga seda uskuda, et üks inimene, kes sulle otsa vaatab ja räägib, on Jumal, seda oli kohapeal ikka kõvasti keerulisem kui meil, kes me oleme selle loo teinud oma looks, kes me kuuleme seda lugu uuesti ja uuesti, kelle jaoks on muutunud tuttavlikuks. Me oleme sellest usust oma loo kirjutanud. Ja lugu on alati lihtsam uskuda, kui päriselt sinu ees seisvat inimest. Eriti kui ta püüab sulle samal ajal selgeks teha, et ta on Jumal. Tundub küll mõte, et äkki peaks sinna Raja tänava poole vaatama. Seega me saame mõista nende kohal olnud inimeste dilemmat ja probleemi, kui nad vaatavad Jeesusele otsa, kes teeb selliseid tegusid, kes räägib selliseid sõnu, mis kuidagi üldse nende maailma ei mahu. Sinna taustale veel ka see, et mitte kõik juudid ei uskunud ülestõusmist. Oli ka neid, kelle jaoks kõik lõppeski surmaga. Mingit igavest elu ei olnud. See oli üks tolleaegseid vaidlusküsimusi. Mida ka Jeesus siin teeb? Ta liidab kokku erinevad asjad. Ta liidab kokku erinevad olukorrad ja ka erinevad ajad. Elu on juba siin. Seesama ohvrisurm, millesse ta ise peatselt suundub, see ongi meie jaoks eluallikas. Mingis mõttes on siin selline täiesti uus dimensioon elule vaatamaks.
Kui tolleaegsetel inimestel oli maailm sageli korrusmaja kujuline, ehk siis maa, paradiis ja põrgu, siis ja olgem ausad, ka meil täna paljudel see on väga lihtne kujutis, mida ma peas tegelikult omada, siis siin avaneb täiesti uus arusaam. Toomas Paul on ka sellest kirjutanud, kuidas läbi Kristuse ristisurma oleme me sisenenud täiesti uude ajastusse, uude tunnetusse, uude määratlusse, uuesti sünd läbi usu. Ja seetõttu on eriliselt sümboolne, et me täna saime olla osalised ristimisel. See on seesama uuesti sünd, mida ristimine meie jaoks tähendab. Me uueneme inimesena, mõistes, õigemini vist pigem mitte mõistes, vaid tunnetades ja uskudes. Toome selle usu nüüd siia hingede konteksti. Kuidas mõista siis seda, mis tuleb pärast surma või kuidas loota taas kohtumistele? Me saamegi loota ja uskuda ja ennekõike armastada. Sest algabki lein omamoodi armastusest. Sest mida muud on lein kui armastuse jätk, kui armastatud enam meie kõrval ei ole. See on otse kui armastuse uus faas. Lein saab alguse sellel hetkel, kui me otsustame armastada, kui me valime armastuse. Ja seda me saame täna siin ja praegu. Me saame valida armastada ning mitte mõista kohut. Sest mulle tundub, et meie ühiskond, kirik, üleüldse meie inimkond, meie maailm on hetkel sellisel teelahkmel. Kas valida armastus või valida kohtumõistmine? Jah, ka kõik täna kuuldud kirjakohad juhtisid meid kohtumõistmise radadele. Ja nii lihtne on mõelda, et head inimesed lähevad taevasse ja halvad kuskile mujale. Aga kes on hea ja kes on halb ja kes selle üle otsustab? Kas ei ole pigem nii, et meil on ikka ja alati kogu aeg üks suur armastuse defitsiit? Ja see ongi see, mis paneb meid muserduma, eksima, takerduma. Seega vali armastus iga päev. Ja selleks on vaja aega, selleks on vaja rahu, selleks on vaja kohalolu, peatumist ja otsustamist olla kohal ja armastada. Üks lugu räägib, et Lõuna-Aafrikas elab üks hõim, kellel on huvitav karistustava. Nimelt, kui keegi selle hõimu liikmetest saadab korda mingi kuritöö või käitub väga halvasti, siis koguneb kogu külarahvas tema ümber. Ja kordamööda räägib iga hõimuliige midagi sellest, mis on kurjategija juures head ja õiglast. Iga hõimuliige ütleb rahulikult, mida ta teab sellest inimesest head ja igaüks peab rääkima ainult tõtt. Selline kohtupidamine võib kesta väga kaua. Väga harva on vaja mõnda inimest karistada mitu korda elus. Kas sina suudaksid niimoodi? Aga Jumal suudab.